peidate ja oma jalgu peidate. Ühe päris tavalise tänava ääres Stockholmis, ühes päris tavalises majas elab päris tavaline perekond, kelle nimi on Svantesson. Selles perekonnas on päris tavaline isa ja päris tavaline ema. Mine vaata, kus väikevend jälle on. Kohe sind üles. Selles peres elab ka 3 päris tavalist last. Osse, Pettan ja väikevend. Ma ei ole üldsegi mingi tavaline väikevend. Oi, aga siinkohal ta küll luiskab. Ta on kahtlemata tavaline, sest pole mitte mingit puudust 7-aastastest, siniste silmade, nöbinina ja pesemata kõrvadega poistest, kelle püksipõlved on alatihti katki. Nii et väikevend on kindlasti tavaline poiss, selles pole küll kahtlust. Kuule, isa otsib siin, mine vaata nüüd, kus ta on ja tulge koju. Osse on 15 aastat vana ja armastab kangesti jalgpalli. Ta õpib koolis halvasti, nii et temagi on päris tavaline poiss. Pettan on 14 ning tal on juuksed kammitud hobusesabaks. Täpselt nii, nagu kõigil teistel päris tavalistel tüdrukutel. Vaid üks ainus olend terves selles majas tundub ebatavaline ning selleks on Karsson katuselt. See Karsson elab üleval katusel ja juba see on üsna ebatavaline. Väikevend, mida sa aina kondad mööda tänavaid? Kondad mööda tänavaid? Aga isa ei teadnud ju üldsegi, et väikevend oli kohanud üht koera, armsat toredat koera, kes oli väikevenda nuusutanud ja saba liputanud ning teinud näo, nagu tahaks ta hea meelega saada väikevenna koeraks. Oleks see ainuüksi väikevennast olenenud, siis läinuks koera soov otse kohe täide. Kuid paraku olid lood nõnda, et ei isa ega ema ei tahtnud hoopiski mingit koera majja. Tundub, et inimene ei saa endale elu lõpuni oma koera. Sinul ema on olemas isa, Bosse hoiab Pettanega üht, aga minul pole mitte kedagi. Aga kallis väikevend, sinul oleme ju meie kõik. Midagi ei ole ta mulle. Muidugi oleme. Ole hea, mine mängima. Ei hopsti, kas saib natukeseks maanduda? Jah, palun, aga kas raskeks ei lähe niiviisi lennata? Minu jaoks küll mitte. Minu jaoks ei ole miski raske, sest ma olen maailma parim kunstlendur. Aga ma ei soovitaks mõnel põhukotil sellega katsetada. Mis su nimi on? Väikevend, kuigi õieti on mul nimi Svantesson. Kujuta ette, kui erinevad võivad olla nimed. Minu nimi on Karsson, lihtsalt Karsson, ei ole midagi muud. Ei hopsti, väikevend. Ei hopsti, Karsson. Kui vana sa oled? 7, aga varsti saan juba 8. Tore on, kasva ka edasi. Aga kui vana siis sina oled? Kui vana mina olen? Ma olen mees oma parimates aastates. See on kõik, mis ma võin öelda. Aga miuks need parimad aastad siis on? Kõik, vähemalt kui asi puutub minusse. Ma olen väga tark, hästi ilus ja parajalt paks. Mees oma parimates aastates. Mis sul neil on? Aga mis sul neil on? Ussa. Kas paneme ta käima?
seda ma ei tohi ilma isata käima panna. Kas isa või bosse peab juures olema, kui ma ta käima panen? Kas isa või bosse või Karss kartuselt? Ütle seda oma isale. Vaata, mismoodi mu tuba nüüd välja näeb. See on tühi asi. Ikka juhtub õnnetusi, kui ei kontrolli kaitseventiili. No aurumasin, ta on nüüd katki. Sa saad saada üsna pea uhi uue aurumasina. Kust kohast? Ülevalt, minu kodust. Mul on seal mitu tuhat. Kas sul on maja katusel kodu ja seal on mitu tuhat aurumasinat mõelda vaid? Ja muidugi ma pean need alguses üle kontrollima, vaatama kaitseventiili. Rahu, ainult rahu. Sa saad oma aurumasina. Mõni teine päev, aga nüüd ma pean minema hakkama. Tore, et sa tulid. Kas sa tuled mõni teine kord veel? Rahu, ainult rahu. Mootor tultsub. Ma pean minema töökotta ja kõik korralikult üle õlitama. Muidugi, ma võiksin seda ise teha, siis ma olen maailma parim mootorist. Aga mul pole selleks lihtsalt aega. Ei, ma arvan, ma viin ennast töökotta. Ei hopsti, väike vend. Ei hopsti, Karlsson. Ma ju ütlesin, et ta nimi on Karlsson ja et ta elab üleval katusel. Mis seal imelik on? Inimesed võivad elada seal, kus nad ise soovivad. Väike vend, ära tee ennast rumalaks. See aurumasin oleks võinud su tappa, kui see plahvatas. Kas sa sellest aru ei saa? Jah, aga Karlsson on maailma parim aurumasinist. Väike vend, mis tehtud tuleb üles tunnistada. Mitte süüdistada kedagi, kelle nimeks tulevad Karlsson, kes elavad katusel ja keda tegelikult üleüldse ei ole olemas. Muidugi on ta olemas. Ja lennatada oskab ka, eks? Jah, kujuta ette, et oskabki. Ma tahan, et ta tuleks tagasi ja siis te näete teda. Peaks ta homme tulema. Väike vend, ma annan sulle 1 krooni, kui näitab mulle seda Karlsson katuselt. Homme ta vist küll ei tule, sest ta peab minema töökotta ennast põhjalikult õlitama. Tead, sind ennast tuleks põhjalikult ära õlitada, ikka päris põhjalikult. Sa vaata, mis nüüd juhtus. See on tühi asi, ütleb Karlsson. Et tühi asi. Tead, ütle sellele Karlssonile, et kui ta veel oma nina siia pistab, siis õlitan ma ta nii põhjalikult ära, et ta ei unusta seda elu lõpuni. Kas on selge? Ole hea, mine nüüd oma tuppa. Ilusad pildid, kohutavalt ilusad pildid. Muidugi mitte nii ilusad kui minu omad. Mul on tuju, et natuke nalja teha. Kas sul rohkem aurumasinaid pole? Ei, aga kas sa tutvustaksid mu emale ja isale? Suurima hea meelega. Su emal ja isal oleks kindlasti hea meel minuga kohtuda. Nii ilus ja tark, kui ma olen. Parem paks ka. Mees oma parimates aastates. Lihapallid, armsad pisikesed lihapallid. Oi, kuidas ma armastan neid väga. Oota natuke siin, ma lähen kööki ja toon sealt mõned. Hüva, aga tee kähku. Piltide vaatamisest kõht täis ei saa. Tere, väike vend, kohe hakkame sööma. Kallis ema, kas sa annaksid mulle paar lihapalli alustassi peal? Ma võtan need enda juurde kaasa. Aga mis pärast? Lõuna on ju mõne minuti pärast. Ma räägin sulle pärast lõunat, mis mul neid vaja on. No hea küll, ma annan sulle mõne.
siin Karlsson. Ta on läinud. Piip, piip. Hõrgutis, imelised lihapallid. väike vend, tule sööma, mine pese käed ära ja tule nüüd. Karlsson, oota natuke siin, ma lähen kööki sööma, aga kas sa lubad, et sa ei lähe ära? Jaa, aga mis mina siis sellele teel? Kas sul tõesti pole enam ühtegi aurumasinat? Jah, aga sa võid saada minu ehituskasti. Too lagedale. Kohe saad sööma hakata. No nii, ole hea. Hurraa, kui hästi ma oskan. Hurraa, kui tark ma olen. Ja parajalt paks ka. Ema ja isa, lubage mulle ühte asja. Mida siis? Enne lubage. No kes teab, äkki sa tahad jälle, et me lubame sulle koera võtta või midagi sellist? Ei, see pole sugugi koer, kuigi te võiksite mulle kindlasti lasta koera. Ei, see pole sugugi ohtlik. Luba, et te lubate. No hea küll. Hea küll, mis Ja see siis on lubame. Ahah, nüüd te lubasite, et ei lausu Karlssonile sõnagi aurumasina pärast. Jälle see Karlsson. Noh, kuidas nad saaksid isegi see Karlssonile midagi öelda, kui nad isegi temaga ei kohtu? Muidugi nad kohtuvad, ta on praegu minu toas. ma vajasin endale peaaegu lihapalli kurku. Karlsson on sinu toas. No, aga meil oleks väga rõõm selle Karlssoniga kohtuda. Lähme siis vaatame üle. Seesama ütles Karlsson ka, tulge kõik. No lähme vaatame, kui see Karlsson No asub siis. seda ei tule küll kaua paluda. Ma ei saa ennem rahu, kui ma olen näinud seda Karlssonit. Ärge unustage, mis te lubasite. No ei unusta. unusta. No, näita väike vend, kus see Karlsson on siis? No ja. Aga Karlsson oli läinud. Väikevenna voodi jalud siis polnud seekord tekkide all enam mingit väikest nutsakut. Kuid keset põrandat kerkis ehitusklotside segadikust torn. Väga kõrge ja peenike torn. Ehkki Karlsson loomulikult oskas ehitada nii tõstekraanasid kui ka muud. Üleval otsas kaunistas torni mingi asi, mis ilmselt pidi kujutama endast kuplit. See oli väike, ümarik, lihapall. No, sa ikka oskad korraldada. Aga olgu, me lähme kinno.
siin midagi pihta hakata. Jäta siis meelde mu casa, su casa. Ma on su Maria, samu Juana. Suvemees, tule läbi vee. Ole mees, oh, 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 oh. See, mis teed, mul suvi läbi tee. Ole mees, oh, 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 oh. Läbi vee, läbi vee. Läbi vee, läbi vee. Läbi vee, läbi vee. Läbi vee, läbi. tule ja jää, läbi tule ja vee, tule ja jää, läbi tule ja vee, tule ja jää, läbi tule ja vee. Head aega. Väike vend, kas sa ei kuule? Tule juba. Kas sa tahad teenida 25 euri? 25 euri on liiga vähe. Praegusel on kõik ole kallis. Palju sa arvad näiteks 50 euriline jäätis maksab? Sa ei tea isegi, milles küsimus on. Sa ei pea mitte kui midagi tegema. Ma tahan ainult, et sa ühte asja ei teeks. Sa ei tohi täna õhtul näidata elutoas oma nägu. Saad aru? Pelle tuleb külla, mõistad? Petten ja uus poiss. Oota, sa ei selles! Rahu, ainult rahu. Ma istun oma toas ja teen seda tasuta. Ilus. Lööme käed. Löö ise, ma võiksin sulle ise maksta 25 euri. Ma ei peaks sinu Pelles enam nägema. Tore, nõus olid! Ei hopsti, väike vend. Ei hopsti, Karsu. Kuhu sa enne kadusid? Ei midagi sellist ma pole küll kunagi kuulnud. Kas me siis ei tohi enam oma majale pilku heita? Muide, kui jutt on majadest, kus on minu torn? Kes lõhkus ära minu uhke torni? Ja kus on mu lihapallid?
Karlsson muutub kurvaks. Kui ma saaksin mõne väikse kingituse, võib-olla ma oleks jälle rõõmus, võib-olla. Äkki? Näe, kas näiteks see sobib? Ohohoo, just mingi niisugune asi ongi, et ma jälle rõõmsaks läheks. Nüüd ma olen jälle rõõmus. Too siia oma ema ja isa, las nad ütlevad mulle tere. Nad läksid kinno. Läksid kinno? Ja ainult Petten ja see uus poiss, kellega ta käib, nad istuvad elutoas ja mina ei tohi sinna minna. Sa ei tohi minna kuhugi, kuhu sa ise tahad. Seda ma ei plaani sekundiki kannatada. Tule aga. Aga ma ju lubasin. Kuidas sa täpselt lubasid? Ma lubasin, et ma ei näita enda nägu kogu õhtu jooksul elutoas. Ega sa peagi siis nägu näitama. Kas sa ei tahaks näha seda uut poissi, kellega Pettan käib? Tahaksin ju küll. Pane. Kus see on? Just, see ongi see asi, mis meil vaja on. Üks tekk. Ma ju ütlesin, ma leiutan midagi välja. Kui sa paned selle üle oma pea, siis see nagu ei näita. Ega Pettan ei öelnud midagi selle kohta, et ei tahtnud elutoas telki näha. Kõik on rõõmsad, kui nad näevad telki. Eriti ühte telki, kus sees on valgus. Sa meeldid mulle, Pettan. Tõsiselt või? Aga kas ma sulle ka meeldin? See on mu vastik väike vend. Aga nüüd ta saab. Muidugi sa meeldid talle. Pettanile meeldivad kõik poisid, tõsi jutt. Oota, väike vend, küll ma su kätte saan. Aga ma ei näidanud igatahes nägu. Vaat see oli lõbus.
kuule, väikevend, kas sa tahad kõndida katuseid mööda? jaa, võiks küll. käime katuseid mööda, lähme kolame pöönikut peal. kas sa tahad näha 2 hulgust? mul on 2 priimat hulgust. seal katusekambris. joome ka natuke. Eelmine nädal, sõbrad, eelmine nädal tuli välja alles uus Magnetola. Sa vaata vaid, Oskar, vaata vaid. See ei ole enam lihtne, siis on stereo. See, las ma ise. See on ikka niukene asi, mida ma ise ka kardan natukene. Kui löön käima ta või? Muidugi. Panen käima. Tuleb. On, vaata, mujalt mida? Aga tuleb. On teil maal ka nii või? Ei ole. Kolme asi. Tuleb. ära sööme, joome edasi. Oi. Niuke on see. Meeldib, on ju. On lõbus. Väga hea. Isko, vanasti niimoodi. Ei saanud teha. Nüüd raadio, elu, sinu. Roll ja elurõõm. Mis teil sealt nii naljakat? See on ikka lõbus. Olgus, külaline. Annan või pea pandiks, aga ma pakun, et proovid seda vaest hallipusaga hallipükstega ja kiila peaga vaest mees sisse vedada. Tule aga. No nii, näitame ette midagi. Teise poole. 3, osu, sukeldu! Ära ütle, kui ma näha disko meest ja mina tõsta lassin ära tead vahepeal. No nii, istume ka vahepeal, sööme. Istume. Sööme. Ei, see on hea, see on nii tore. Kuule, nüüd on pirukad, parimad pirukad, mida saada. Oi, Stockholmi äärelinnast. Kõht on küll tühi jälle. Oi. Sa mõtle ikka. Küll on tore, et me sinuga kohtusime, Oskar. Küll on ikka tore, jah? See on tõesti tore. Kui tuled niimoodi linna, siis kõigepealt on vaja leida endale häid sõpru. Kes oleks usaldusväärsed poisid. Muidu ei tea hoopiski, kellega võid kokku juhtuda. Õigus. Võid ju ka kelmidega kokku juhtuda. Jah, sul vedas see tõesti, et sa kelmidega kokku juhtunud, vaid kui ägi Pillet ja mind. Ja kui sa poleks Rullet ja mind näinud, mis oleks võinud juhtuda, mis... Just kõik mul asjad. Aga nüüd sööme, joome. Ja kõht peab täis olema ja jooma peame ka. Kõvasti ka. Stockholmis aiakesed. Pärast niuke vähistab ka. Kuule, Rulle. Sa tule ikka õige ette kotta, mul on sulle üks jutt ka ikka rääkida vaja, tead. No jah, ka minul on sinuga midagi vaja rääkida. Ikka ka. Sa õige arvad endast, mis sa pani võtsid ära? Sõbrad, mis juhtus? Me lihtsalt arutame. Ikka sõbrad ka? Jaa, söö. Rahulikult. Näe, siin on ju minu kell. Mis see tähendab? Kuidas see küll siia sattus? Siin on minu rahakott. Naljakas. Ma vaatan, et te seal maal ei olegi.
ei olegi nii maha jäänud, kui alguses tundub. jah, võtame, sööme ja joome, et see on hea, et sul ikka kõik on korras. jah, vaat taga. Oleks seda teadnud, te niimoodi seal tead. Kuule, Ville, sa oled ikka täitsa aumees, parim sõber ikka. Kuule, Rulle, teist nii head sõpra ei ole, kui sina tead. No, võtame poisid vahepeal, võtame. Nii korra ka. No, mulle juurde natukene. Pärast poole saad. Selge. Aga sul on seal mingi... Kuulge, sa hakkad laulma ju. Kus on minu kell? Mis kell? Kus on minu rahakott? Kus meie teame, kus sina oma rahakott, mis kellaroksu, me ei ole sul mingisugune valva. Valva ise oma vana kellaroksu ja oma vara. Meie asi see ei ole. Muidugi, no. Kuule, ma ei tea, kus... See on... Mis kell? Rahakott. Aitäh, armas Ville. Aitäh, Rulle. Aga ärge enam niisugust nalja küll tehke. Ai, au! Kuule, Rulle, see ei jää sul karistuseta. Niimoodi. Mida sa tambid oma jalaga? Mida? Lolliks oled läinud või? Või lolliks läinud? Miks sa talle kella ja rahakott tagasi andsid? Kas sa teed nalja? Me tohime siia joodame, söödame seda venda. Mis sa teed nalja? Sina tegid. Mis sa tule siia, mis sa teed nalja? Kas ära sakuta mind, näpista neid hoidnud kõrvenõgest ka veel teed. Ära jõuda, kus sa jooksed? Tule tagasi. Kuule. Kus ta pani minema? Jah, näe, hea kraam ka. Jookseb. Spordipoiss ka. Kohver on siin. On kohver siin või? Kohver on siin. Oota. Kohver on siin, jaa. Mis on sees kohvris? No vaatame, ma võtan lahti nii kaua, sa võta. Mis asjad need? Mis mingi Vandersell või? Mis nalja teeb siin? Ei ole moodne vend või? Mida see mulle või? Mida vend veab, noh? Lõpetame selle pulli õige ära. Pane tagasi. Me ikka suga samas ikka sõbrad ka ikka, et see nüüd niimoodi pidi minema. No... Tead, mulle... Seda on ju vähe. Tead, Rulle, mul tuleb meelde, me ikka vanad sõbrad ka, tead, mul on üks hea plaan. Jah. Ma tean siin Stockholmi kesklinnas ühte peret, tead, seal kõik on nii titi-miti hästi, tead. Lähme, ma tean seal ka, mul on siseinfot seal, tead. Ja äkki me lähme ikkagi, tead, ma näitan sulle seda eemalt, praegu on veel valge ja siis saab, teeme oma plaani. Aga pintsak. Jaa, läheb pimedaks. Läksime. Nii. Katsume enne ära saada, kui ööd. Kontrollime selle asja üle. Jah. Niimoodi. Selg ka juba. Tänaseks aitab temputamisest. Küll sa näed, et kuskil põleb, tuleterijad on ka kohal. Aga mis siis, kui nad minu järele tulevad? Aga miks siis? Kellegil pole midagi selle vastu, et sa natuke aega kõnnid katuseid mööda. Siiski, minu emal võib olla midagi selle vastu, et tal on nii palju närve, et midagi koledat. No jah, eks olegi minul aeg koju minna ja pugeda. Ei hopsti, väike vend. Ei hopsti, Karlsson. Kuule, väike vend, ära sa neile räägi, et ma siin olin, sest ma olen maailma parim tulekustutaja. Ja kui nad teavad, et ma siin olin, siis nad hakkavad midagi appi kutsuma. Ära ütle, ei hopsti. Ei hopsti, Karlsson. Sul
sul on abi vaja? jaa. Aitame, praegu kõik hästi? jaa. Õige. Nüüd, nendel alla võtta. Mis siin toimub? Redel tuleb eest. Ära hüppa. Ma ei tea. Hüppa ikka. Ära hüppa. Tule siia poole, muidu sind ei ole. Niuke seiklus, vaata, niuke seiklus. Tooge ta alla nüüd. Mida te ootate? Mis siin juhtus? Kuidas sa jälle sinna? Oi, skandaali. Oi, skandaali. Mis nüüd toimub? Ta alla tuleb. Ta alla. Käib. Teeme ruumi. Vedel siia kaavana, hop. Vedel üles tõsta, hop. Vedel sinna vastu panna, hop. Ja ära toestada. Ja vastu väike vend. Nii väike vend. Ole nüüd siit ise. Vasakese ettevaatlikult. Võta siit pulkades kinni. Ja ta jääb. Tehtud. Tubli. Vedas välja ikka. Oi, on jõudust. Aitäh teile. Väike vend. Sa ei tohi kunagi midagi sellist teha enam. Kallis väike vend, sa tõesti oskad inimesi surnuks ehmatada oma tempudega. Saad sa aru, et sa enam mitte kunagi niimoodi ei teeks, saad aru? Täiesti uskumatu. Lähme koju ära. Aga lähme nüüd hoopis kohvikusse äkki, mis te arvate? Lähme. Ja tulge teie ka, lähme vaatame, seal on head ja paremat. Tulge vaadake, mis seal head on. Tekk peituse mängimiseks. Oi, tere, tulge edasi. Tere. Väike vend, Krister ja Gunilla tulid. Minge sinna, ta on oma toas. Nendega veel tembutame. Pane tekk minu peale. Tere. Tere. Kus siis on sinu vana Karlsson katuselt? Me arvasime, et ta on siin, aga ta on ikkagi välja mõeldes. Kujuta ette, ta pole seda. Aga ta on ju. Ei ole ühtki. Kukkeleegu! Kas sul on kukk teki all? Ma tõmban teki maha ja vaatan. Kes see on? Ainult üks pisike välja meeldis. Kas see on? Mulle tundub, et saite, mis tahtsite. Mis nimi sul veel peale Augusti on? Mu nimi pole üldsegi August. Nende nimed on Krister ja Gunilla. Nojah, see on otse uskumatu, mis inimestega võib juhtuda. Aga ärge kurvatsege, kõikide nimed ei saa ju olla Karlsson katuselt. Mul on tuju, et natuke nalja teha. Me võiks loopida inimesi munadega. Ei. Nägemiseni. Krister ja Gunilla võivad jääda siin kuskil nüüd kella 8-ni, ja siis kohe koju ja sina, väike vend, lähed kohe siis põnsti voodisse. On selge, jah? Ma tulen ütlen pärast siis head ööd sulle, et me lähme nüüd teatrisse. Head aega. Head aega. Head aega. Ta ei jäänud ka kaua, mina võin siin olla.
mina enam ei mängi, kui te nii ebaõiglaselt teete. Sina võid olla siin nii kaua, kui sina soovid. Me võiks teha... Kolli! Te ei tea, mis ma saan teha ühe ainsa tekiga. Aga kollit ei saa ikka üksi mängida. Selleks on vaja gruppi. Nii et kõik võtke endale mõnusad tekid või mis need on. Ja hakkame mängima. Õiged kollid on õudsad, et kollitada teisi. Nii et jah, ikka pange tekid peale. Väga mõnus ja mugav. Aga tõesti. Rahu, ainult rahu. Selleks tööks on üks koll parem kui ükski teine. Ja see olen mina. Tulge, lähme elutuppa. See on kindlasti see tuba, kus su isa peidab kõike oma kullakange ja teemandeid. Tule mul kõik on selge, ma tean, kus see kõik on. Mina ju tea. Sa spordikoti võtsid? Ei võtnud. Sa sporti oled üldse teinud või? Ei, täna ei ole. Trenni tegid või? Tule. Oota, kindlad ka. Kindla peale. Vaatan tee peal midagi nippa-näppa. Vägevad asjad. Tule siia. Tööristab. Omale kindlad üldse mulle ei jutu. Ei. Shhh, ära karju. Naabrid. Sa. Ma saan luku kohe lahti. Lahti, korras. Nii. Ikka kinni. Teist piivi. Mine sisse, vaata. Äkki on koer. Ei ole vist. Ei augu. Ei augu? Ei augu. Aga sa trenni ei teinud siis? Ei teinud. Kuidas sa tuled? Täna ei teinud. Tuled tegudele. Tead, mina olen. Ma teen siis. Näita, mida sa oskad, sest mina ikkagi. Näita. Päris hea. Oba. Päris hästi paned. Sinu kord. Minu kord. Tahad teen ühe käe peal kätte kõversa praegu? 4 tükki tahad või? Jah. Siis tahab näha, ühe käe peal teen kätte kõversa. Ainult tasa. Üks kõverdus. Teine kõverdus. 3. kõverdus. Mine ikka. Kuule, tead ka, et ma olen tegelikult rahvatantsu emeriittreener. Sellest pole praegu abi. Vaatame, kus saab. Viime tund siia tantsima. Kuule, nii. Kuule, Rulle, sina võta nüüd see ola enda peale. Ja. Mina lähen vaatan kööki. Ja. Ja mis seal on? Need on seal olemas, need lihapalli. Ei. Lauaõpe. Jaa. Mina lähen vaatan Me saame täna veel rikkaks. Ära hüüa enne õhtut. Nii, vaatame. See on midagi. Ongi. Näed, ongi. Ei, seda ei ole. Muru. Kanep. Ära kolista! Tasakesi! Ajan naabrid üles. Asa! See pole lauaõbe. Ikea. Ära võta, kui pole õbe. Ära võta, kui pole õbe. Ainult uudised loevad sinna tühjat. Kuidas see on õige koht üldse või? See on ju... Siin ei ole mitte midagi. See on ju vaesus. Siin ei ole ühtegi sahtlit ega ühtegi kappi. Kuule, neil pole isegi telekat ju. Milles nad elavad? Aga see pidi keskmine Rootsi pere olema. Nemad roosat ei vaata või? Ei, see tuleb alles tulevikus. Oi, Eldene. Vara vist veel või? Jah. Mida teha? No mida teha? Ära pead ära löö. Jaa, täis jama. Ma ütlen, sellise vaesusega kaua ei purjeta.
Tead, meil ei ole täna lihtsalt vedanud. Aga see ei tähenda, et homme ei vea. Homme on hoopis parem ilm. Jaa, ilm võib olla Rollu rulle, mis seab! Põgenege, kes saab! Põgenege, kes saab! Rahu, ainult rahu! Kui kätte saab, siis saab alles nalja! Oi! Põgenege, kes saab! Oi! Uks on seal! Uks on seal! Maailma parim tont on Karlsson katuselt. õudne. Noh, aga on aeg teil vist koju minna. Hei hopsti! Hei hopsti, väike vend! Hei hopsti, Karlsson! Magab kindlasti. Pettan, tule nüüd. Tule. Taha. Ja. Mine too kingituse, mida sa loed siin jälle? Muud kui loeb. Kus sa panid? Need või? Tule nüüd. Võta nüüd see. No nii, kas te mäletate, jah? Kuidas see käis? Kuidas see oli? Õnne sul tulgu. Ja, olete valmis, jah? Mi. Noh, nii. Lähme nüüd. 2, 3 ja... Õnne sul tulgu, õnne sul olgu, õnne sul soovime veel sajanditeks. Ja aastaid sul tulgu ja aastaid sul olgu ja aastaid sul soovime veel sajanditeks. Hurraa! Kallis väike vend, mul on see au. Aitäh! Panen selle laua peale juba. Palju õnne. Aitäh! Siin on minu poolt. Aitäh! Nii, siin on veel üks. Aitäh! Tee lahti. Vaatame sisse ka, mis siin on. No nii, see ka, vaata seda ka. No, see ei tundu väga rõõmus, aga ta tegelikult väike vend. Vahel on niimoodi, et kõiki kingitusi ei pea üldse hommikul kätte saama. Vahel mõnel sünnipäeval on niimoodi, et päeva peale võib kingitusegi juurde tulla. On ju? Äkki on see üks selline sünnipäev, mis sa arvad? No loodame. Mõelda vaid, kallis juba 8 aastat on möödas sellest, kui see pisike põngerjas meie ellu tuli. Kuidas ikka aeg lendab. Kas sa mäletad, kuidas tol päeval Stockholmis vihma kallas? Jaa. Aga aita mul lauda võtta. See vihm, mis suhutab kalda, see vihm, mis õnnistab halva, see vihm teeb tummaks me keele ja ärksena hoiame mehele.
tagasi. Mispärast? Karlsson katuselt tuleb ju ka. Ise oled 8-aastane või kui vana sa ikka õieti oled? Ma olen mees oma parimates aastates ja Karlsson on ka. Sina oma Karlssoniga jälle. väike vend, kõigepealt pead sa lugema salmi, mis on paberil seisab. Iga päev ja iga tund. Aina koerast näed sa und. Vanem vend ja õde ka. Paremad kui arvad sa, selle looma sulle tõid. Uhkemat, kas tahta võid. Koer on karvane ja pruun. Lahke, pehme, ümar just. Ei ta haugu ega karga, ei tee vaiba peale märga. Tee nüüd pakk lahti. No väike vend, mis sul hakkas? Kas sa kurvastasid? Te teadsite ju, et ma tahan päris koera, mis te narrite? No anna andeks, me tegime ainult nalja ju. No mida te tembutate siin muudkui? Kollis väike vend. Tead, keegi ootab sind teises toas. On see Krister või Gunilla? Ei, aga tead, tema nimi on Bimbo. Ma ei tunne ühtegi Bimbot. Väga võimalik, aga tead, tema tahab sinuga väga tuttavaks saada. Võta see kaesa, lähme vaatame. On see koer? On see ilus koer? On see minu oma koer? Bimbo. Väike vend, see on sinu oma koer. Saa tuttavaks, Bimbo. Palju õnne, Kõllis. Ja see pruun karvane koer, see on ju Bimbole mänguasjaks. Bimbokene, sa oled minu oma koer. Ja kohe tulen. Oi, tere, tulge edasi. Väike vend juba ootab teid. Tere. 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 Ja modeleva, uti undrade år. Ja viskad üleva, uti undrade år. Hurra, hurra, hurra! Ilus. Ma sain endale koera, ta nimi on Bimbo. Oi, kui armastan. Võta, see on minu ja Kristi poolt. No nii, istuge nüüd laua taha, hakkame sööma. Tule siia. Ja tule istu. Oota, no nii, hakkake siis sööma. Kas me Karlssonit ei ootagi? Tead, ma arvan, me vilistame sellele Karlssonile, sest ma olen enam kui kindel, et ta ei tule. Sul on ju nüüd Bimbo, vaata. Olge nüüd head, hakake pihta. Väike vend, sa jätad ju natukene torti alles, et meie Pettaniga saaksime ka ühe tüki. Küll ma jätan. Kuigi see on õieti ebaaus, et teie saite torti juba 7 aastat enne, kui mina sündisin. Aga ära unusta, ma tahan suurt tükki. Hei hopsti, kas te hakkasite juba pihta? Kui palju te ära olete söönud? Kas sa ei peaks ütlema väikevennale, mul on see au? Nojah, mul on see au. Kuhu mina istun? Mina enam ei mängi, kui te nii ebaõiglaselt teete. Miks ei ole minule tassi? Karlsson, ma sain endale koera, ta nimi on Bimbo. See on ju tore. Ma tahan seda ja seda ja seda. Jaa, mul oli sulle kink ka. Ma olen ju nii rahke. See on vile. Sa saad sellega oma Bimbot vilistada. Aitäh, kallis Karlsson, vile eest. Ma tavaliselt ikka vilistan oma koeri. Ja need oskavad lennata ja neid on kokku 1000 tükki. Kuigi ma vahest laenan seda
võib-olla päris tihti. Kas sa iiriseid said? Ja Kristeri ja Gunilla käest. Kuulake, kui lõbus neid seal on. Ma olen enam kui kindel, et nüüd on oma selle väljamõeldud Karlsson katuselt ära unustanud. Lähme äkki vaatame, mis seal toimub. Mis te arvate? Lähme neid vaatama. Lähme vaatame. No nii. Näe, ema, Karlsson siiski tuli. Nüüd ma küll tore meelest- sünnipäev mul on. Hei hopsti, teil pole kindlasti kunagi olnud seda aud, mis minu nimi on Karlsson katused. Appikene, kes see on? Oi, Gunilla, kannata veidi. Mina pean ka Jonas küpsist saama. Ma pole kunagi näinud nii ablas pisikest tüdrukut. Maailma parim tordis, maailma parim selle asja sööja on Karlsson katuselt. Mu süda niimoodi peksab, lähme nüüd ruttu. Lähme ruttu ära. Jah, ärge laske ennast minust segada. Appikene, teate mida? Lubage mulle ühte asja, jumal tänatud, et isa seda ei näinud praegu. Lubage, et ei räägi sellest mitte kellelegi. Kuulsite, Pettone bosse, kuulsite, jah? Mis pärast? Mis mõttes, mis pärast? Mitte keegi ei usuks meid, mitte keegi. Ja kui nad uskuma jääksid, siis me ei saaks elu lõpuni rahu. Kas te saate aru? Ja isale ei sõna kestki. Aga isa tahab ju ka kinnipaluta ja... Ei, tema loegu lehte. Ta magab praegu, ta ei tea midagi. Lähme nüüd. Issand jumala, pikkene, ta oli päriselt olemas. Noh, on aeg teil vist koju minna. Hei hopsti. Head aega. Karlsson, armas Karlsson, sa elad ju ikka katuselt siis, kui ma vanaema juures tagasi jõuan. Rahu, ainult rahu. Kui mu vanaema ainult mul tulema laseb, tema arvates ma olen maailma parim lapselaps. Aga kas sa siis oled? Muidugi olen. Proovi nimetada kedagi teist. Kui ma tagasi tulen, siis me sööme nii palju torti, kui jaksab. Sellest ei lähe iial rasva. Hei hopsti, väike vend. Hei hopsti, Karlsson. Homme Bimbo. Ja nii oligi Karlsson läinud. Homme Bimbo lähme vanaema juurde. Hea tööd, Bimbo. Hea tund, Bimbo. Osades olid ema ja isa Küllike Veski ja Margus Miller. Pettan Kaisa Kontus, Bosse ja Pettani Peika Karl Robert Martisen. Pätid Fille ja Rulle Martin Kontus ja Siiri Treiman. Hulgus Oskar Peeter Pallav. Väikevenna sõbrad Gunilla Roberta Pütsep, Krister Marten Mäepõld. Tuletõrjujad Ivari Peedu, Harri Kleinberg, Tanel Jürgens,
ja Marko Kleinberg. väike vend Jesper Haas, koer Bimbo, Kiira. ja loomulikult Karlsson katuselt Johannes Mikson. meie rõõmsameelne linnarahvas. imelised Kaudeo tantsutüdrukud. ja alandlikult teie jutustaja Agnes Kroon. Kairis Kontus. 1, 2, 3 ja ja korra veel.